Mina olen Kertu Birgit Anton Tallinna Reaalkoolist ja räägin teile täna enda uurimistööst, kus ma siis uurisin tüdrukute IT-alast enesekindlust ja pädevust ning seda, kuidas need on seotud IT-huviringides osalemisega. Ma hakkasin seda teemat uurima esiteks seetõttu, et IT-sektoris on naisi väga vähe ja eriti vähe on neid tehnilistes ametites, nagu näiteks siis arendajad. Ja kuna IT-sektor on praegu väga meestekeskne, siis on paljud IT-lahendused disainitud just eelkõige meeste vajadusi silmas pidades ja seetõttu need ei tööta naiste jaoks niisama hästi. Teiseks motiveeris mind seda uurimistööd tegelema teadmine, et vähesed tüdrukud tegelevad IT-ga. Ma kogesin seda ise, kui ma osalesin põhikoolis ainsa tüdrukuna IT-huviringis ja ka siis, kui ma asusin gümnaasiumis õppima programmeerimissuunas ja sain teada, et läbi aja on selles suunas olnud ainult kuni veerand õpilastest tüdrukud. Ma otsustasin uurida just nimelt IT-huviringe seetõttu, et teistes riikides on uuritud tüdrukute IT-alase enesekindluse ja hoiakute seoseid IT-huviringidega ja on näidatud, et IT-huviringid võivad mõjuda tüdrukutele positiivselt küll, aga Eestis ei ole seda seni uuritud. Minu uurimistöö eesmärk oli vastata kahele Ma tahtsin teada, kuidas mõjutab IT-huviringides osalemine tüdrukute IT-alast enesekindlust ja pädevust ning IT-ga seotud hoiakuid ja teiseks tahtsin teada, millistel põhjustel tüdrukud osalevad või ei osale IT-huviringides. Uurimistöö tulemusena tahtsin koostada soovitused, mida arvesse võttes oleksid siis IT-huviringid tüdrukutele senisest kasulikumad ja arendavamad. Ma kogusin andmeid enda töös kahel viisil. Alustuseks küsitlesin 2019. aasta sügisel Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna põhikooli 3.–5. klassi õpilasi, nii poisse kui tüdrukuid. Küsimustikule vastas ligikaudu 230 õpilast ja küsimustiku täitmine toimus koolitundides. Siis seejärel valisin küsimustikuga saadud info põhjal välja 8 tüdrukut, kes siis küsimustikus olid öelnud, et nemad osalevad sel õppeaastal esmakordselt mõnes IT-huviringis ja ma viisin nende 8 tüdrukuga läbi intervjuud. Selle eesmärk oli see, et ma saaksin võrrelda intervjuudest saadud infot küsimustikuga saadud infoga ja näha, et kuidas siis või kas on pooleaastane IT-huviringis osalemise kogemus juba nende tüdrukute hoiakuid ja enesekindlust mõjutanud. Intervjuude käigus tegelikult selgus, et enamik neist tüdrukutest tegelikult ikkagi ei olnud sel aastal esimest korda IT-huviringis, et mõni oli varem osalenud, mõni polnud kunagi osalenud ja seega intervjuude fookus muutus ja ma ei saanud intervjuudega päris seda infot, mida ma olin lootnud, aga sellegipoolest ma sain väga kasulikku infot ja üksikasjalikku infot siis tüdrukute IT-alaste hoiakute ja enesekindluse kohta. Kuna ma uurisin ainult 2 Tallinna Kesklinna kooli õpilasi ja ainult nende 2 kooliga seotud huviringe, siis ei ole see töö representatiivne terve Eesti kohta ja seetõttu ei saa selle tulemusi laiendada otseselt tervele Eestile. Oma uurimistööga ma sain teada, et peamine põhjus, kuidas tüdrukud jõuavad IT-huviringidesse, on emapoolne suunamine. Olulisuselt teisel kohal oli isa mõju. Ja siin tuleb tähele panna, et nii selles küsimuses kui ka küsimuses, miks tüdrukud ei osale IT-huviringides, said siis vastajad valida rohkem kui ühe vastuse variandi, et see seletab neid osakaale natuke. Lisaks sain teada, et üldiselt hindavad tüdrukud enda IT-oskuseid kuskilt keskmiseks või pigem heaks, aga IT-huviringides osalenud tüdrukud hindavad enda programmeerimisoskuseid oluliselt kõrgemalt kui mitte osalenud. Teiseks selgus, et IT-huviringides osalenud tüdrukud on IT-alaselt oluliselt enesekindlamad kui mitte osalenud. Näiteks osalevad tüdrukud pigem arvavad, et nad võivad saada heaks programmeerijaks, aga mitte osalenud tüdrukud arvavad, et pigem mitte. Samuti leiavad IT-huviringides osalevad tüdrukud, et neile meeldib õppida uusi asju, mida saab arvutiga teha ja nad arvavad seda oluliselt rohkem kui tüdrukud, kes ei ole kunagi osalenud IT-huviringides. Veel selgus, et IT-huviringides osalenud tüdrukud on peaaegu täiesti seda meelt, et poisid ja tüdrukud
võivad saada IT kasutamisega võrdselt hästi hakkama. Ja nad on oluliselt rohkem seda meelt kui tüdrukud, kes ei ole kunagi osalenud IT-huviringides. Samuti arvavad IT-huviringides osalenud tüdrukud vähem kui mitte osalenud, et poisid sobivad paremini tegelema IT-ga kui tüdrukud. Ja viimaks sain veel teada, et IT-huviringides osalenud tüdrukud on positiivsemad IT kasutamise suhtes enda tööl. Nad pigem tahaksid seda teha rohkem kui mitte osalenud ja see annab lootust, et see seos IT-huviringides osalemise ja IT suhtes positiivse meelestatuse vahel võib-olla mõjutab neid ka veidi kaugemale kui ainult algklasside aeg. Võib-olla isegi mõjutab näiteks nende edasiõppimise valikuid. Peamine põhjus, miks tüdrukud ei osale IT-huviringides, on see, et teised hobid võtavad rohkem aega ja see oli ülekaalukalt kõige levinum, kõige sagedasemini mainitud põhjus. Olulisuselt teisel kohal oli põhjus, et need IT-huviringid tunduvad liiga keerulised. Ja seda on oluline tähele panna, sest sellest nähtub, et peaaegu hulk tüdrukuid langetavad otsuse IT-huviringide kohta nende kuvandi põhjal. Et neile tunduvad need liiga keerulised, kuigi nad tegelikult ei ole kunagi proovinud, kas need huviringid päriselt käivad neile üle jõu või tegelikult on jõukohased. Kuna ma küsitlesin nii poisse kui ka tüdrukuid, siis ma sain neid omavahel võrrelda. Ja selgus näiteks see, et poisid saavad IT-huviringidest juurde rohkem enesekindlust kui tüdrukud. Et kui mitte osalevate poiste ja tüdrukute hinnangutes enda IT-oskustele ei olnud eriti erinevusi, siis IT-huviringides osalevad poisid hindasid enda oskuseid 5 valdkonnas kõrgemini kui tüdrukud ja mitte ühestki valdkonnas ei hindanud tüdrukud enda oskuseid kõrgemini kui poisid enda omi. Veel selgus, et IT-huviringides osalevate poiste arvates on poisid IT-s tüdrukutest pädevamad ja poisid nõustuvad vähem kui tüdrukud, et kõik võivad saada IT kasutamisega võrdselt hästi hakkama. Veel, mis selgus, on see, et nagu ka tüdrukute puhul, oli ka poiste puhul ülekaalukalt kõige levinum põhjus, miks nad ei osale IT-huviringides see, et teised huviringid võtavad rohkem aega. Aga poiste jaoks oli olulisuselt teisel kohal see, et ringis oli liiga igav. Ja sellest võib järeldada, et erinevat tüdrukutest on suur hulk poisse langetanud selle otsuse või jõudnud sellele järeldusele IT-huviringides osalemise kogemuse põhjal. Samas kui tüdrukud jõudsid sellele järeldusele või enda järeldusele pigem IT-huviringide kuvandi põhjal. Oma uurimistöö põhjal ma koostasin ka soovitused, mida IT-huviringide juhendajad saaksid arvesse võtta, et siis teha IT-huviringe tüdrukutele ja tegelikult ka poistele paremaks. Esimene soovitus on see, et tuleks muuta IT-huviringidega seonduvat kommunikatsiooni ja seda 2 suunas. Oleks vaja julgustada vanemaid suunama enda tütreid rohkem IT-huviringidesse, sest nagu praegu saime teada, siis on vanematel kõige suurem roll selles, kuidas tüdrukud jõuavad IT-huviringi. Aga lisaks sellele oleks oluline ka suunata kommunikatsiooni paremini tüdrukutele, et nad ise saaksid IT-huviringidest teada, neil tekiks selle vastu huvi, sest praegu jõuavad väga vähesed tüdrukud IT-huviringi enda leitud info põhjal või enda soovil. Teiseks võiks kasu olla IT-huviringide proovitundidest, mis siis toimuksid koolitundide raames ja kus kõik õpilased saaksid kogeda IT-huviringis osalemist endale tuttavas keskkonnas ja endale tuttavate inimestega. Ja siis see võiks aita murda seda kuvandit, et IT-huviringid on tüdrukute jaoks liiga keerulised. Ja kolmandaks oleks oluline tegeleda ka poiste hoiakute muutmisega, mitte ainult tüdrukutega, selleks, et poisid teadvustaksid ja usuksid, et kõik võivad saada IT kasutamisega võrdselt hästi hakkama. Sest kuna praegu on IT-huviringides valdavalt osalejateks poisid, siis kui poistel on arvamus, see võib olla täiesti ka teadvustamata arvamus, et poisid on IT-s tüdrukutest etemad, siis nad võivad täiesti pahatahtmatult tõrjuda sellise hoiaku tõttu tüdrukuid nendes ringides osalemast. Kokkuvõttes täitis minu uurimistöö püstitatud eesmärke, uurimisküsimused said vastused, soovitused said koostatud.